ja missugune see turvas on, selleks on vaja sealt turba seest, sellest soost vaja kätte saada see turvas. Ja selleks kasutatakse siis turbapuuri. No need turbapuure on väga erineva konstruktsiooniga, aga praegusel juhul on siis tegemist sellise konstruktsiooniga ja see koosneb siis sellisest kannust, pool silinder, siin on tal selline kaan peal, üks serv on hästi terav tal ja nüüd surutakse see puur, tema pikkus on, selle kannu pikkus on 50 sentimeetrit, ots on natukene terav, ta siit turbasse hästi sisse läheks ja siis surutakse ta nüüd siis siiamaani sinna turbasse kõigepealt ja siis keeratakse niimoodi ja nüüd jääbki see turvas siia sisse, sellepärast et kuna see serv on hästi terav, siis ta lõikab nüüd selle turba läbi ja jääbki see turbaproov siia sisse. Oleme siis selle järgmise pikenduse otsa ja nii võime päris sügavalt puurida. No näed, siin on kõik nüüd rabaturvaseks, kõige pindmine kõht. See, kuidas siin need sammal on siin peal. Eks tipust ta kasvab kogu aeg need samblad, altpoolt sureb järjest ära, sest ega valgust saab ainult pindmine 2 sentimeetrit umbes. Ja kui valgust ei ole, siis fotosünteesida ju taim ei saa, eks. Ja siis selle tõttu ta sureb ja ta surnud orgaaniline aine hakkab lagunema. Ja ta siin järjest rohkem sellest ainest laguneb, aga esialgu meil veel turbaga tegemist ei ole. Ja siin hakkab ta edasi tihenema. Järjest tihedamaks. Ja näete, kusagil siin, sellel sügavusel on nüüd, see on 24 sentimeetrit. Siin on rabaveetase. Ja rabaveetasemest allpool enam hapnikku ei ole, järelikult ka lagunemist ei toimu seal. Sest lagunemine toimub ainult siin ülemises osas. Iseloomustatakse teda siis tema selle taimejäänuste koostise järgi ja teiseks tähtsaks selliseks näitajaks või parameetriks. Näitajaks on siis lagunemisaste, et kui palju ta siis lagunenud on. Ja siin üleval on ta hästi kohev ja õre. Siin seda lagunemist eriti palju toimunud ei ole, sest turbasammal ise on nende lagundajate suhtes väga vastupidav. Ja nii palju, kui nüüd siis siin üleval jõuab see sammal laguneda, nii palju ta siis lagunenuks jääb ja edasist sellist orgaanilise aine lagunemist enam ei toimu. Praegusel juhul meid siis huvitab see, palju ta siis nüüd kõrgusesse kasvab. Üldiselt see vähe lagunenud rabaturvas, siis rabaturvas ehk siis turbasambla turvas ehk svaagrumturvas, see kasvab keskelt läbi 1,5 millimeetrit aastas. Nii, ja selle järgi siis me võime niimoodi väga jämedalt arvutada, kui vana nüüd miskil sügavusel see turvas nüüd võib olla. Ja nüüd me tegimegi siin sellise hästi jämeda arvutuse, et hakkame siit alt pihta, eks siit on nüüd siis see kõige alumine osa siin on liiv, siin on niisugused mustad laigud sees, see tähendab, see on siis põlenud seal. Aga kuna varem oli siin mets, vesi tõusis, mets kuivas ära, kuivanud puu läheb päris kergelt, võib põlema minna. Põles see mets siin ära ja siis hakkaski soo tekkima ja paistab, et siin algul on olnud sellist väga palju
väga palju rohtaimi. Praegusel juhul siis on tegemist villpeaga, villpeajaanustega. No esialgu on, näete, on see orgaaniline aine päris kiirelt ka lagunenud. Ja see kogu see asi võis hakata umbes 1000 aastat tagasi, aastal 1000 circa. Täpselt ei oska praegu öelda. Ja nüüd hakkas ta siis järjest siin kasvama. Algul oli ta siis hästi tihe on see materjal siin, see turvas. Kõrgusesse kasvab väga visalt. Aga siis on edasi saanud juba siin turbasamblad päris hoogsalt sisse tulnud. Nüüd läheb juba, et see kasv läheb hästi kiireks siin. Siin on ka üks sellest ajast pärit männi oks veel. Vähe on ta jõudnud ära laguneda, päris värske. Metsa all ei leia ta kusagil 1000 aasta vanust männi oksa. See seal juba 2-3 aasta pärast prõksub päris hästi jala all, kui peale astuta. On ära kuivanud ja varsti päris kadunud. Aga turvas säilitab teda päris väga hästi. Ja noh, kui tänapäeval on praegu see sammal on näete siin pinna peal, eks. Ja siin ta nüüd edasi kasvab. Siis järgmise 30 aasta pärast on see sama samblakiht peaks siis olema juba siiamaani jõudnud. Nii palju on siis juurde tulnud siin.